julgeolek ei ole põhiõigus, et teie siis arvate seda, et põhiõigused on valdavalt tõrjeõigused riigi vastu ja inimestel ei ole õigust oodata, et riik kaitseb neid kolmandate isikute eest. No kui julgeolek on põhiõigus, siis peaks olema ka armastus põhiõigus, näiteks. See tähendab, siis peaks olema võimalik ka, et kui mind ikkagi näiteks keegi kena tüdruk ei armasta, ma lähen kohtusse ja kaeban. Selles mõttes ka, et kui ma tunnen subjektiivselt minu julgeolek kaitstud, sest selline on põhiõiguste kaitsemehhanism. See tähendab, et on siduvusklausel, põhiõigus paragrahv 15, ma pean saama seda kohtus kaitsta. Ehk ma tahan öelda seda, et põhimõtteliselt see nüüd armastus ja ka minu subjektijulgeolek, see on üks teema. Aga teine teema on see, et seda valdavalt ju tagavad ju riigid. Ega siis ilmaasjata ei olnud niimoodi mingis situatsioonis mingil ajal, kui külma sõja ajal see konfrontatsioon tekkis, siis oligi täiesti arusaadavalt selles vastasseisus oligi nii, julgeoleku tegeleti riiklikes institutsioonis Ameerikas, eks ole, ja sinna ei taheta algul mitte kedagi juurde lasta. Et isegi mitte akadeemilisi uuringuid. Et ma ei tea, ma arvan, et ma ei ole näinud mitte kusagil Eestis, ma tean küll teoorias kahtlemata selles samas kontekstis, et terrorism, eks ole, ja peaks kaaluma, et kas mitte ei ole tegemist, aga see on puhas hüpotees. Seda, et Eestis keegi oleks väitnud, et julgeolek on põhiõigus, pole mitte kuskil näinud. Ma lugen mitte kuskilt. Ja muide, siin kuskil juttu, ega meie põhiseaduse preambulas ka ei ole otsesõnu seda sõna julgeolek sees. Ma ei tahaks hakata, et see on väga see nagu sõna otsimine, eks ole. Huvitav on vaadata seda, et meie põhiseaduse kommentaarides on tõepoolest preambula 4. lõike tõlgendamisel on öeldud, et seal sees on ka sõna julgeolek. Tegelikult ei ole, aga see pole kõige tähtsam. Mina olen inimese nõus kõhutunde pinnalt muidugi ütlema, et ma lihtsalt olen nõus lugema julgeolekutunde preambula sisse. See tähendab, et see, et mind huvitab väga eesti keele, kultuuri ja rahvussäil läbi aegade, et ma arvan, et see on ka minu julgeolekutunde sees, aga otsesõnu seda sõna meie põhiseadus ei ole. Ja otsesõna ei ole mitte kusagil ka sellist põhiõiguskirjas. Meie arusaam on ju selline, et põhiseaduses peab olema põhiõiguskirjas. Või on teine variant kahtlemata, põhiseadus paragrahv 10 on võimalik uusi põhiõigus luua. Neid on ka loodud, eriti Saksamaa on teinud seda, ma ei tea, seal eriti tore, eriti meeldib mulle õigus inetada oma keha. Uus loodud põhiõigus, inetada oma keha, okei. Aga ma ei ole kuulnud, et keegi oleks väitnud, et me peaksime hakkama looma seda paragrahv 10 lähtuvalt. Nii et julgeolek minu jaoks väärtus, mida iganes, ma ei oska pikalt seletada, see on muide seda definitsiooni nii-öelda üldtunnustatud minu teada ei ole olemas. See on väga erinev paljude inimeste jaoks ja paljude riikide jaoks nähtavasti. Et jah, meie õiguskorras kahtlemata või meie siin maailmas võiks öelda niimoodi, see Venemaa teema, see aeg-ajalt tõuseb, aeg-ajalt langeb. Ja naljakas on see, et väidetavalt on niimoodi, et kui saabub selline paljude jaoks selline tore rahuaeg, ehk siis nagu Hruštšovi mingi sula, siis selles situatsioonis need, kes väidavad, et ainult julgeolek on ainult Venemaa ja lääne teema, siis see vajub ära ja siis hakkavad tulema nii-öelda, nagu mõned meil ütlevad, vasakpoolsed sotsiaalteadlased ja tooma välja täiesti uusi julgeoleku teemasid. Et mõnda see häirib, eks ole, sest kui mingil hetkel nagu Venemaa tundub korraks oled veidi rahumeelsem, siis nagu selle peale väga mängida ei saa, sellega väga palju, ütleme minu arvates, siis sa enam väga nagu meie, nagu relvatööstust nii-öelda toetada ei saa ja siis kuidagi hakatakse mõtlema muudel õigustel. Aga veel kord, ma ütlesin ka, see subjektiivne julgeolekutunne, see on täitsa erinev. Ma arvan, et see võib olla ka erinevatel põlvkondadel erinev, aga jah, mina kuulun nende hulka, ma saan aru, et neid peetakse üldiselt imelikeks, aga neid õnneks on üha rohkem. Nende hulka, kelle arvates põhiline mure julgeolekuks seos on see, et me peaks aru saama, et ei ole paraku pidev majanduskasv võimalik. Ja sa võid muidugi naeruvääristada, kuidas sa tagasi tõmbama hakkad küll sellest. See on omaette teema, kuidas teha, aga paraku need on kaks eri asja. Üks asi tunnistada, et me oleme jõudnud absoluutselt piirini, ei ole võimalik edasi minna. Ja mida nüüd teha, see on täitsa teine teema. Sorry, kaldusin kõrvale.
No ma olen suuresti nõus sellega, mida Eerik rääkis, et jah, kui väga täpselt seda sätet lugeda, siis ei ole võimalik väita, et see julgeolek on põhiõigus. Aga mul on siin natukene selles suhtes teine vaade või lähenemine on see, et minu jaoks lihtsalt see sõna julgeolek on palju kitsam. Et see preambuli, see sisemine ja väline rahu, selle sisemise ja välise rahu tagamine on võimalik ja see on põhiseaduslik väärtuseks on ju, seda on võimalik tagada siis, kui on selline ühiskondlik turvalisus, heaolu ja ka julgeolek tagatud. Ja julgeolek siin selles vallas ongi minu poolt sisustatud väga selgelt nende ülesannetena, mis on antud kapo ja välu ülesandeks, et riigikaitse, mida tihti nimetatakse ka, et see on julgeolek, ei ole seda, on riigi sõjaline kaitse, et see katusmõiste on pigem see turvalisus. Ja julgeoleku puhul siin ma ütleksin on see, et kodanikul peaks olema õigus tunda, et välisriikide eriteenistused ei ähvarda, ei šantažeeri teda vastuluure mõttes, põhiseadusliku korra mõttes ja ka võib-olla näiteks mingisuguste korruptsiooni asjade kaudu. Nii et minu jaoks on nagu hästi selline kitsas valdkond. No ma saan aru, see on, ütleme niimoodi, julgeolekuasutuste seaduse kontekst lähtuvalt on see niimoodi, aga paraku vaata, selle aasta ÖTP võtab asja laiemalt lihtsalt. Meeldib see mitte, aga ju siis on ka võimalik teine lähemine. Absoluutselt ei meeldi ja see ongi väga ekslik, et aga nii ta on. Aga see mõte, et me räägitakse põhiõiguste kaitsest, siis räägitakse kohtutest, advokaatidest, inimestest töötavad inimõiguskeskusest, et inimene, kes töötab politseis või julgeolekuasutuses, siis tema ei või öelda, et tema on põhiõiguste kaitse. Võib öelda, või kas see on teoreetiliselt väär vastus? Ei ole. Ei ole absoluutselt. Miks? Sellepärast, et tegelikult on ju mehhanisme niimoodi üles ehitatud. Eks nagu ma ütlesin, et see põhiõiguste kontekstis on väga tähtis see, et sa peaks saama seda kaitsta ja kaitsta saamine tähendab seda, et kohus saab sulle kanda. Sa lähed kohtusse, ütled, mul ei ole julgeolekut tasa. Kui sa lähed näiteks sellega, et mul ei ole julgeolekut, siis kohus ei saa sulle anda sulle. See ei ole ju reaalselt kaitsta. Väidan mina. Et nagu selles mõttes ei ole see nagu väga mõttelõng katkes korraks ära kusagil, ma ei tea, kus ma hetkel oli. Aga jah, okei, ega ma rohkem praegu. Jah, vabandust, me olime selle juures, et kas nüüd näiteks ka kaitsepolitsei on põhiõiguste kaitse. Loomulikult, sest põhiseaduse 14 on ju täpselt see, mis seda räägib. Kus öeldakse seda, et meie seadusandliku, täitevvõimu, ka kohtuvõimu ja kohaliku omavalitsuse ülesanne on meie kõigi põhiõigus tagamine. Ja kahtlemata selles kontekstis on see ka kapu ülesanne, et selles pole mingit kahtust. Viimane küsimus. Sellest jassist krõmsu üleminek, see on diskretsiooni küsimus, sellest me lahti ei saa. Me ei reguleeri seda kuidagi ära, see jääb alati kapo otsustada, kuna sealt üle minna. Ei, see ei pea ilmtingimata nii jääma, et ma olen nõus, et võimalik, et seda sätet, ma ei olnud selle tegemise juures, et see läks kiirustades, aga ma arvan, et kindlasti parem regulatsioon on võimalik saavutada, et ma arvan, et see ei ole isegi mitte idealistlik soov. Jaa, ei, ma arvan, see on täitsa võimalik. Sellega ei ole tahetud teid. Ma mäletan väga hästi, kus tuli. Kui tuli 2011 muudatus, eks ole, ja ma ei mäleta, mis teemad seal kuskil see tuli ju see kõnealune 63.1, see tuli ju kuskil õiguskomisjonis päris lõpus, kus keegi ütles, et kuramus küll, mis siis saab, kui äkki sealt tuleb midagi ja me ei saa. See võis olla mingi SIM-i järel midagi või? No võib-olla, ma ei tea. Ma ei tea seda. Nii et ma väidan, et ta lihtsalt tahab rahulikku mahaistumist ja mõtlemist, et meil ei tekiks väga suuri probleeme ja et me oleksime kindlad, et on enam-vähem samad garantiid tõesti. Mina ei tea, kas me kunagi võime jõuda sinnaga, et samad kohtunikud annaks, seda ma ei oska öelda. Aga mingil määral on kohtute lihtsalt standard on erinev. Ütleme, nii-öelda selle proportsionaalse hindamisel ja asjalusel. Ma ei hakkaks uuesti avama seda teemat. Ja küll, jah. Jäi veel midagi üles debatist, mida tahate rõhutada? Ei, ma arvan, me saime kõik ära öelda. Või selle piires ja küsimuste sees, et... Ma julgeks öelda, et küsimused olid väga pikad, põhjalikud ja mõnevõrra ootamatud, kui ma tohin öelda seda.
aitäh!